Netsau, uus vlog. Jõudsin just objektile. Täna on neljapäev. Lastel on vaheaeg ja just mõtlesin, et käsi väriseb. Just mõtlesin, et vaheajaks lubas ilusat ilma, et nad saavad täna batuudil olla ja suuremad lubasid, et lõbustavad väiksemad terve päeva, kui ma ära olen, aga nüüd ma ei kujuta ette, õue ei ole mitte mingit varianti minna. Väga õudne ja kuna me oleme vaheajal põhimõtteliselt nagu kodus olnud suhteliselt, siis ma homme lubasin pesamunaga minna linna peale. No mitte linna peale, lihtsalt teha koos mingeid asju. Tegelikult me tahtsime randa jalutada. Ma ei tea, eks näis, mis ilm homme on. Aga pikniku teha rannas nagu. Ja homme õhtul on Mari-Liisi sünnipäev ka, nii et siis linna ka kuskile natuke, et siis ma saan Mari-Liisile. Ma arvan, et ma võtan lihtsalt kinkekaardid alla selles mõttes, et panen nipet-näpet asju juurde ja lille ja Mari-Liisil on alati see lahe asi, et tal on megalt poti lilli kodus ja siis ta alati ütleb, et lille, et tooge koos juurtega. Nii et korra mõtlesin, et ostaks talle mingi suurema siukse ägedama poti lille, aga ma ei tea, juubel on tal ka, nii et see on siuke natuke nagu paneb rohkem pinget peale, aga teisest küljest ma tean, et temal ei ole see ju nii oluline nagu meil kõigil ilmselt, et tegelikult on lihtsalt hea meel, kui inimesed tulevad ja saab koos tähistada ja nii edasi. Aga jah, vahepeal ma käisin seal selles siin Seis ja Pekos. Mõtlesin just, et peaks ära näitama teile, mis ma sain sealt nagu selles mõttes siukest igavastest ja paar siukest fun asja ka. Ja siis ema ja vennatütar ja poeg käisid Prahas puhkamas natuke siin vaheaja puhkust tegemas ja siis tõid mulle paar asjakest sealt ka, nii et saan neid ka näidata. Vot, aga jah, tuleb selline töine päev, mis on väga okei selles mõttes, et ühest küljest muidugi oleks hea olnud kodus haige olla, siukse ilmaga voodis teed juua, aga teisest küljest on see, et on siuke, võrdleme, see ei ole nagu füüsiliselt raske päevat. Et olen tööl ära, aga pärast ma mõtlesin küll, et ma lähen Selverist läbi ja ostan seda Eesti ürdilikkööri, mis vahepeal õde vist tõi ühe pudeli, kui ta meile käis päkapikku tegemas. See oli nii hea, sest et ma olen nagu vaadanud, et võtadki pitsi seda ürdilikkööri, lähed teki alla ja siis kuidagi, ma ei tea, hakkab tervise, kui tunned, et tervis hakkab nagu ära minema, on ju. Siis helistas just eile vitamiinimüük, kust kohast ma olen neid D-vitamiine kogu aeg tellinud. Tellisin uue portsu D-vitamiini ära. Selle võtmisega peaks tublim olema mina ja lapsed, kuigi lastele ma isegi olen ostnud need spreiga, et neil oleks nagu hästi lihtne seda teha. Aga jah, et vitamiine võtta ja teed juua ja puhata, et ma arvan, et täna õhtul ma lähengi koju ja
ja joon seda ürdilikkööri ja olen teki all ja proovin nagu korda saada. Eile oli juba selles mõttes nagu rõõmsam, et päike paistis ja nii ilus oli ja nii soe ja mõnus. Aga ma ei olnud liiga palju õues, et ei saa öelda, et nagu salakaval kevad on ja et ei saa nagu kevade kaelast ajada, sest et ma olin ikkagi, hoidsin ennast. Aga jah, täna on nagu siukes korralik sügisilm. Aga jah, lähen võtan ühe kohvi ja ootan, sest et ma olen varem, sest et mul on kogu aeg see paanika, et kui sa oled õigeks ajaks kohal, siis sa oled juba hiljaks jäänud. Nii et ma proovin igal pool varem olla. Et kedagi teist, ma arvan, veel ei ole. Et joon ühe kohvi ja loen seda Tartu kultuuripealinna kokkuvõtet natuke ja siis saame juba vaadata edasi. Aga jah, tulin lihtsalt tere ütlema ja ma loodan, et teil on hästi kõik ja tervised korras ja tuju hea ja kevad ikkagi ju tuleb, on tulemas, on kohal väidetavalt. Nii et kõik läheb järjest paremaks. No nii, tööl käidud, poes käidud. Käisin Selveris ka, siis ma ei tea nüüd mingi väike võimalus on, et ma pean veel tööle minema tagasi, nii et ma korra veel ootan, aga üldiselt aga ma ei leidnud seda ürdilikkööri, mis õde mul tõi ükskord, nii et ma võtsin siukse Herberti. See on 35 volli, ma loodan, et see ei ole nagu väga terav ja kange kurgule. Siis siit eest õues müüakse juba igast asju nüüd on ja võtsin neid värskeid väikseid kartuleid. Mõtlesin, et keedan ja võige, kuigi ma ei saa aru, ma üldse lapsed jooksid laiali kõik. Üks läks ühe sõbrale, teine peaks teise juurde minema, kolmas oli vanama kuskil, kui ta peaks õhtul koju tulema. Aga igal juhul ostsin siit eest värsket küüslõuga seda õiget. Isegi, no väga hea. Ma lihtsalt mõtlen, et see varrs on nii pikk siin taga, sellega peaks midagi tegema, mingi supi sisse panema või midagi. Mõtet on maksta nagu 9,90 maksab kilo, on ju. Siis selle varre eest maksta ja siis ta minema visata nagu. Aga muidu issi lihtsalt randale küpsist ja mingeid neid. Mulle meeldivad need sellised, muidugi meie ketis on hästi palju odavamad, suur karp on mingi 2 midagi. Aga siis nägin siukest asja pole näinud, laste pikk põiss. Ostsin sellepärast prooviks, et oli 30% soodukaga oleks hea panna sinna sisse. Sinna sisse. Ju sisse. Ahju visata lihtsalt lastele. Äkki on ja. Kuigi ma usun, et seda ei ole tegelikult raske ise ka teha, aga ma mõtlesin, proovin, kuna ta soodukaga oli. Siis randale need meeldivad. Need vitamin veel reloadid ja see tsitruslaimi oma minu mõnest on tal lemmik. Ja siis ma nägin siukest asja vürtsikas Aasia supp kanaga. See kõlab nagu täpselt see, mida mul vaja on. Nii et kui nüüd on, nii et lapsi ei ole, ma võtsin 2 pakki. Nii et kui keegi tahab, saab veel Rando ka on, võttis tegelikult tervisepäeva, ta ei tunne ka hästi ennast. Nii et teeme äkki seda vürtsikat Aasia suppi ja joome ürdilikkööri ja proovime endal tervised korda saada. Võt, aga ma nüüd lähen sõidan koju praegu. Eks näeme siis, kui näeme jälle.
nii, tšau. Nüüd on mingi päevad hiljem sellest, kui ma viimati rääkisin. Vahepeal oli Mari-Liisi juubel ära, mis oli täitsa tore. Ja siis sai natuke istuda ja sai natuke linna peal käia ja nüüd natuke tossu tahab tulla siia. Kas sul on söök otsas? Ma arvan, et sul on söök otsas, muidu sa ei tuleks kutsuma mind siia niimoodi. Pepper ka on siin, jah. Tussukene. Ma natuke räägin inimestega ja Pepper on nii kade. Ja mine nüüd, minge. Tossu, mine ära. Ühesõnaga, sai natuke istuda, sai natuke linna peal käia, oli täitsa vahva. Aga praegu on mul nüüd esmaspäev. Tööl on käidud ja nüüd ma olen arvutis tööd teinud, sellepärast, et meil on koolides hakkab aasta läbi saama ja siis on palju sellist mingeid aastatööd kaitsmised on tulemas ja igast asju, mida on vaja teha. Mul tulebki meelde, et ma pean arenguvestlused ka kandma sisse kooli. Aga siis eile pühapäeval oli see Pärnus võrkpalli see finaal. Ja ma ei ole nagu eriti hoidnud kursis ennast nende asjadega, aga mitu inimest kutsus ja siis me läksime, Mari-Liisi kutsusin ka, läksime vaatama ja Pärnu võitis. Nii vahva oli. Et ma muidugi, kuigi ma ei ole mingi maailma suurim fänn, ma kohe läksin nii elevusse kaasa sellega, et ma ei tea, plaksutasin seal valede kohtade peal, ei suutnud ennast eriti tagasi hoida, aga jah, igastahes vägev oli. Panin siia selle klipi ka vahele. Aga jah, nüüd ma tulingi tegelikult, et näidata ära siis seda nänni natuke, mis siin vahepeal on saanud. Üldiselt on see, et ma sain ka need kaua igatsetud WC-potiharjad, mida ma ei hakka isegi näitama, sellepärast, et ma ei ole nendega väga rahul ausalt, siis ma valisin nagu sellist, mis olid väiksemad ja kitsamad. Sest ma mõtlesin, et nagu vähem ruumi, aga tegelikult nad ei ole väga mugavad kasutada, pluss nad ei ole nagu harjad, nad on nagu siuke kummiharjasega või selline. Jah, selline lugu sellega, aga sain enda tuppa sellise prügikorvi, mis käib pealt, paned niimoodi hupsti asjad sisse ja tegelikult see on väga hea ja ma mõtlengi, et mul oleks WC-sse samasugust vaja, ma peangi minema katsetama, kui ta sinna mahub, siis ma viin ta WC-sse ja ostan ühe veel, sellepärast, et ma sain ta mingist just Pepkost ostsin ja jumalast ta normaalse hinnaga oli. Ja siis Ussu väga demonstratiivselt peseb ennast siin nüüd. Aga siis ma käisin siin seis ja siin seist ma ostsin endale ühe sükse särgi, magamiseks tudusärgi. No mul kortsus, sest on mul mõned korrad nüüd seljas olnud, aga 2,50 maksis. Nagu nii nunnu kevadine, ma ei saanud ta sinna jätta ja lapsed kohe ütlesid, et oi nunnu ja Rando kohe ütlesid, et oi nunnu ja ma olen nagu mega rahul. Ta oli minu meelest ka mingi soodukaga äkki. Igastahes väga mõnus magamise särk suveks. Siis ma ostsin vaniljelõhnalisi prügikotte, 2 pakki. Tegelikult 11 soovitas mulle enne jõule kaneelilõhnalisi ja ma ostsin ühe rulli ja ma ei tea, siis see mul kuidagi jäi 2 silma vahele, nii et lõpuks on praegu tegelikult jõuluasjadega ära pakitud, kuigi tegelikult ma oleks võinud neid kasutada ka. Aga 2 tükki ma ostsin sellepärast, et nagu ma olen öelnud, mitte kunagi, ma ei tea, kui suured on mingi, need on ühed on 60 liitrit ja teised on 35. Ehk et ma tahtsin siia väiksesse prügikorvi ja vaatasin, et ühesõnaga ma ei tea see, kuhu, kui suured nad on või kuhu ma on tegelikult vaniljekohvi omad. Aga igal juhul ma kavatsen neid hakata kasutama. Ma ei kujuta ette palju sellest kasu on, et prügikott lõhnab. Aga mina ei tea. Tore selline asi.
siis ma ostsin ühe küünla, ma olen mega ammu ühtegi küünalt ostnud, aga vanilje siukse küünla. See on ka siin seist, nägi välja natuke nagu need, mis Pepkos müüakse, sellepärast ma sattusin natuke segadusse, aga lahti see ei käi kahjuks. Käib ikka. Selline nuusutaja, aga selline 3 selle. Ja ta ei ole nagu väga, sest kui Pepkos need samasugused on samasugustes potsikutes, siis nad on nagu hästi tugevad. Nagu ma ütlen, vanasti ma ostsin kogu aeg kõik küünlad siin seis, seal olid minust kõige paremad. Ja nüüd tegelikult kõige nagu siuksed tugevama lõhnaga või sellised on minu arust Pepkost. Aga noh, kui ma siia oma magamistuppa panen, siis tegelikult on isegi parem, kui ei ole väga tugeva lõhnaga nagu. Et vahepeal isegi mul see üks Pepko oma, mis on mega hea, mingi latte, mingi kohvi lõhnaline ka siuke, noh, põhimõtteliselt ka siuke kohvi vanilje lõhnaga hästi tugev. Et ma panen enda toast selle põlema, siis noh, ei saa väga kaua isegi põletada, ütleme niimoodi. Aga sellega oli see, et see minust ei olnud Pepkos enam kahjuks sellist. Nii et ma ei tea, tuleb jälle uus lemmikleid. Ja siis viimane asi, mis ma siin seist ostsin, oli kevadtass endale. Noh, see ei ole mitte maailma kõige nunnum ja kevadisem tass, mida te kunagi näinud olete. Oli ta siin selles siin seikotis praegu, et teile näidata. Ja tolm on sees, aga ma juba ei jõua ära oodata homme hommikul. Ma kindlasti joon siit tassist oma hommikukohvi, mida ma väga ootan rahulik hommikukohvi joomist. Täna oli tegelikult see, et esimest korda ma magasin sisse üle, ma ei tea, mis aja, ma mäletan, et ma magasin ükskord sisse ülikooli ajal, kui oli üks eksam. Noh, see tähendab, et see oli mingi 20–25 aastat tagasi, on ju. Ja siis oli täpselt niimoodi, et meil oli üldiselt üsna siuke lebosüsteem, noh, mis lebo, aga ülikooli nagu noh, kohta või nagu ei olnud nagu mega range või niimoodi, et said ikkagi, kui midagi juhtus, nagu ära rääkida õppejõuga, aga see oli see ainuke õppejõud, kellel oli siuke asi, et põhimõtteliselt kui sa loengusse hiljaks jäid, siis ta keeras ukse keeras lukku, kui loeng algas. Ja see oli reedene loeng veel reede hommikul minu arust. Ja pärast seda oli nagu koju minek. Ja see oligi viimane loeng ja eksam. Ja temal oli niimoodi, et kui sa eksamile ei jõudnud, siis terve aine järgmine aasta uuesti võtta. Ja siis oligi niimoodi, et ma magasin sisse, mida mul ei juhtu nagu mitte kunagi. Magasin sisse, jõudsin kohale, uks oli lukus. Läksin bussijaama, sõitsin koju, teadsin, et pean terve aine järgmine aasta uuesti tegema. Täna hommikul polnud nii traagiline, aga lihtsalt mul oli nagu siuke ehmatus. Kohvi polnud aega juua hommikul rahulikult mitte midagi teha, sellepärast, et mul on 6:30 äratus ja ma olen öelnud, et mul on selle värina pealda ja ma alati ärkan üles selle peale. No iga krõpsu peale, sammu peale valgeks läheb, kohvilõhna tuleb alt kõikide asjade peale. Ja täna lihtsalt ei ärganud üles ja mina ei tea, mis asi see on. Ma olin, tegelikult on see, et meil oli nagu koolivaheaeg, on ju, aga kuna mul on muud tööd ka, on ju, koolis mul on ainult osaline koormus, siis minul nagu vaheaega ei olnud, pluss ma olin tõbin, eks, nagu te nägite ka siit eelmistest klippidest. Ja selle tõttu kuidagi see vaheaeg, mida ma lootsin hullult, et ma saan puhata, oli tegelikult hullult kurnav. Ja ma olin nii väsinud. Ma tegelikult nagu magasin hästi. Ma nagu puhkasin välja, võib-olla sellepärast ka, et ma tund aega kaua magasin, aga point on jah selles, 6:30 oli äratus ja mina 7:30 ärkasin üles, vaatan telefoni, 7:30. Väike märge, aga äratus on möödas. 6:30 ära olnud, täiesti lõpp, lapsed ka kiiresti üles, lapsed õnneks ka teevad seda, et panevad nagu eelmine õhtu riided valmis ja asjad kokku, sest muidu ma ei kujuta ette. Niimoodi, et selle ehmatusega me olime kõik mingisugune, ma ei tea, 20 minutiga vist valmis. Ja viskasin ruttu ära nad kooli,
sest et nad jõuaks seda hommikuputru sööma ja siis tulin korra kodust läbi, pesin hambad ära ja siis Rando viskas mind nagu tööle ära. Et noh, ma jõudsin ikkagi mingisugune 15 minutit varem või 20, aga lihtsalt tavaliselt ma tahan olla kuskil sihuke 30-40 minutit enne tunni algust koolis on ju, et saan rahulikult õpetajate toas kohvi juua ja mingid asjad. Issand, mul on siin 2 särki, mis poiss tõi sealt reisilt mulle ja Randole. Ja Tossu lihtsalt praegu jäi nii nunnusti siia peale magama, et ma ei kujuta ette, kuidas ma teile näitan neid särke. Aga jah, ühesõnaga sisse ma täna magasin ja väga hektiline. Mul oli täiesti süda paha, et vahepeal mul oligi töörs niimoodi, ma mõtlesin, mul on see süda paha sellest adrenaliinist, et üles niimoodi ehmatasin ennast, aga siis ei läinudki nagu üle. Mul oli mingi 2 tundi veel jumala paha olla, aga nüüd ma tunnen, et hakkab nagu paremaks minema. Kuigi mina ei tea, nüüd hakkab jälle väsimus tulema. Meil on vist kevadväsimus meil. Teil, kui ma ütlen meil, siis ma ütlen sul ja mul. Aga jah, ma ei tea. Varem mul ei olnud kevadväsimust. Kevadel mul alati tuli uus energia. Mul oli täiesti nagu selline, et tahaks teha ja käia, minna ja kogu aeg mõtlesin, mis asi kevadväsimus, mis kevadväsimus, et sügisel on väsimus. Kevadel ei ole. Ja nüüd ma olen vanaks vist jäänud ja nüüd mul on kevadväsimus, sest et tõesti on. Aga mis mul siis laps ja ema ja asjad tõid reisilt? Esiteks, nad käisid ka mitmel reisil, tähendab poeg käis, aga sellised tassi tõi ta mulle. Aga seda ei saa kasutada, sest ta vist ei saa hästi masinasse panna, siit hakkab see pildid maha tulema, sest meil on ju muidu see nagu siuke kaunistustass, sest et meil on nagu see peres, et ütleme nõud või pesu või riided, mida ei saa masinas pesta, ma ei osta neid üldiselt üldse ja kui ongi nii, et keegi kingib või ma ei tea, kuidagi juhtub nii, et ostan kogemata, siis neil on siin majas nagu see elu, et masinasse sa lähed. Kui sa seal hakkama ei saa, siis ei olnud ette nähtud, sest et ma käsipesu, mul ei ole seda aega. Võt, aga selline tore tass, ilu pärast ka. Siis ta tõi Prahast sellist šokolaadi. Tume šokolaad. Ja siis, kuna laps tunneb mind, siis ta tõi mulle jõulukaunistuse, mis on minu arust siuke asi, mida võikski hakata igalt poolt reisidelt tooma. Väga armas. Praha käsitöö, siuke jõulukaunistus. Peangi selle nüüd panema, otsime üles oma jõuluasjade kasti. Paneme sinna sisse, et ta kaduma ei lähe. Ja siis ma saan jõuludel kasutada. Mul tuli praegu meelde, et ma panin jagasse müüki ühed lapsed tossud. Ma ei mäleta palju, kui ma panin mingi... See on see, et ma alati üritan seda hinda mõelda. Need oli Sketchersi tossud. Ostsin uuena sügisel. Ja nüüd laps on kandnud neid sisejalanõuna nagu liikumistundides mingi kord põhimõtteliselt nädalas enne. Siin nüüd mingi poole aasta jooksul, nii et põhimõtteliselt neil ei olnud mingeid kasutustunnuseid ega mitte kasutusmärke või midagi sellist tegelikult ei olnud. Aga ma ikkagi julgenud panna uue väärne, ma panin seisukord nagu hea, sest ikkagi nad on ju kantud. Ei alati kunagi ei tea, mida teha, aga ma ei mäleta, ma panin 18-ga nad müüki või 15-ga või mida iganes. Ei, ma ei tea, igastahes vaatasin just, et keegi oli teinud pakkumise nende peale, et pakub 14 ja ma peaks selle vastu võtma, sest siis ma saaks nad vähemasti siit majast välja. Et ma olen üritanud jah, et või mõelnud, peaks ikka panema neid asju, aga riideid on nii tüütu panna sinna, jalanõusid veel eriti, kui need on nagu siuksed uued, savi, pildistad üles ja paned numbri ja üldiselt ma ei ole küll kohanud, et keegi jalanõude peale hakkaks mingit, ma ei tea, sisetalla pikkust või midagi küsima. Aga jah. Aga üldiselt me ju ei rääkinud sellest. Ühesõnaga, nad käisid seal reisil ka Sephoras. Ja siis, kuna nad seal juba olid ja kuna seal oli sama hind, siis ma lasin tuua enda seda lemmikut päikesepuudrit.
ühe varuks, kuna see on tõesti hea ja ma seda kasutan päris palju ja noh, suvel eriti. Ja siis ma tahtsin põsepuna, sellepärast, et mul oli see Hourglassi roosa põsepuna, mis mul kõik komplimente tegid. Aga ma ei tea, ma kuidagi juhtus niimoodi, et nad tõid teise tooni, kui mul see oli. Et see ei ole üldse roosa, sest mul sai see roosa otsa. Esimene põsepuna elus, mille ma ära olen kasutanud. Aga nad tõid mulle hoopis sellise tooni. Ja tegelikult ma olen seda kasutanud ja see on ka väga mõnus. Ta jääb ta on mul praegu ka tegelikult peal. Jääb natuke nagu siuke, nagu oleks päikest saanud. Siuke, mulle päris meeldib, kuigi tänast meiki palun nagu üldse mitte hinnata, eriti sellepärast, et ma tegin selle, ma ei tea, 5 minutiga, kusjuures käisin ikkagi, ostsin uue selle jumestuskreemi ka, sest et see oli täiesti vale toon, mis ma viimati ostsin, minu viga ka, või nagu poes ongi mega raske valida. Aga kuna seal Selveris olid need ilupäevad, siis ma käisin, võtsin ka, kusjuures seal oli ka mega raske tooni valida, aga ülihea toon ja praeguse seisuga ma väga soovitaks seda ka, kui on siuke kuiv või selline nahk, et ma ei tea, see on vist mingi uus Lifter Plump and Glow Maybellini oma Selveris sain, oli mingi 11 €, muidu on juba 20 kanti nad. Aga selleks ajaks, kui see otsa saab, on niigi ta liiga hele ka, nii et tulevad uued soodukad, saab teise tooni, et ma vaatangi, kui see mu lemmik Bonjouri oma nüüd, see uus formulatsioon tuleb, üks ideaalkosmeetika müüja ütles mulle, et tuleb täiesti teistsugune. Et ma lähen, vaatan, katsetan testerit poes maikuus, aga üldiselt mul on ju suvetoon seda olemas. Ja niikuinii mul ei ole tükk aega vaja. Mul on nii hea meel ausalt öeldes, ma vahepeal oli 2 jumestuskreemi täiesti tuksis, kumbki ei sobinud. Nii kahju, nüüd mul on nii hea meel, et see on olemas, aga ühesõnaga, et kuna täishinnaga see ja see Bonjouri on enam-vähem üks hind, siis lõppkokkuvõttes ongi nii, et eks ma saan tulevikus vaadata, kui see uus formulatsioon ei ole ja siis ma hakkan lihtsalt seda kasutama soodukate ajal ostma ja nii ongi. Ja siis viimane asi, mis ma tegelikult olen ammu tahtnud proovida. Tegelikult oligi niimoodi, et alguses nad vaatasid, et seda Hourglassi juba pole. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma katsetan siis mingit muud, sest ma tahtsin nagu roosat sellist, on ju. Ja siis ma lasin tuua selle Rare Beauty Happy on selle tooni. Te näete iseennast. Ja minu maikat, mis on siin ees. Aga ühesõnaga, see jääb nüüd segadusse. Ei saa küll, kuidas seda tooni teile näidata. Ühesõnaga, selline roosa ja siukse sädelusega, siuke, see nüüd on paha näpp näitamiseks, aga ei ole siin, valgus paistab külje pealt ja pole hästi näha, aga ma pean veel seda natuke katsetama. Ma ühe katsetasin, kui Mari-Liisi sünnipäeval läksin ja panin selgelt liiga palju. Et selles mõttes, aga mul on nagu hea meel, kuigi ma ei plaaninud kulutada põsepunade peale nii palju raha. Aga nüüd ta on tehtud ja vähemalt ma olen rahul. Ja nüüd ma ei näe tõesti selles mõttes, mida mul juurde vaja oleks, sest kõik asjad on olemas ja kõik on nagu head tooted, et selles mõttes teeme oma Project Banni ja vaatame. Aga, tõusis üles, ma saan näidata, et 2 särki saime ka siis mulle, kuigi siin on nagu ühesõnaga, üks on minu oma on selline, ilmselgelt representeerib minu süüst viimase olekut väga hästi ja siis Randole poiss tõi sellise. Mul ei ole Google'it vaja, mu naine teab kõike ja ma kavatsen selle nüüd kuskile ta riputada, nii et hakkab sellega siis ikkagi ma loodan käima nagu ka kogu aeg. Vot, aga jah, sellised väiksed kingituste ja Shinseide ja Pepkode ja ma ei tea, mis asjade haulid ja ma loodan, et sul on kõik hästi, ma selle vlogi tõmban siin kokku ja loodetavasti näeme juba mõne päeva pärast. Tšau!